Hei, Siim siin. Täna tegeleme jälle lõpmatute perioodiliste kümnendmurdude teisendamisega harilikusmurdudeks. Nüüd juba keerulisemaks. Nüüd see põhisüsteem on juba olemas, meil on lihtsalt keerulisemaks mindud ja pead ise mõtlema ka jälle. Proovi mõelda, teisenda 0,36 perioodis, 0,7 14 perioodis ja 3,257 perioodis harilikeks murdudeks. Nii, ehk siis proovi alguses ise välja mõelda see, mida teha, mida sina teeksid, kuidas sina seda teeksid ja mis tulemusest sa saaksid. Ja mina siis alustan, loodan, saad juba tagasi ja oled valmis kuulama. Nii, võtan kõigepealt selle. Ehk siis on 0,36, see on nüüd perioodis. Nii, et eelmises videos mul lihtsalt on süsteemi olemas, et ma hakkan seda süsteemi uuesti seletama, et ma lihtsalt lahendan põhimõtteliselt. Siis seekord ei saa ainult 10-ga, eelmine kord me tegime, et korrutasime 10-ga ja siis me saime, et oli täpselt, tuli välja asjad. Aga seekord, kuna siin on meil 2 numbrit perioodis ja me tahame saada niimoodi, et oleks see perioodi osa oleks ikkagi sama, et oleks 3, ehk siis ükskõik mis asi see on, et oleks 36 siin all täpselt sisuliselt, et saame pärast koma kohe, et oleks 36 perioodis. Kui me 10-ga korrutaksime, siis meil tuleks koma läheks ühe võrra siia poole, siis mul tuleks 63 ja perioodis. See meil ei sobi, kuna alguses, siis me ei saa lahutada neid hästi. Ei saagi lahutada, niimoodi, et nad ära taanduksid. Nii, ühesõnaga, kui see oli 10 korda, siis see ei sobi, proovime ühe 10 koha võrra rohkem, ehk siis 100 korda. Ja kui 100 korda, siis me tõstame koma 1, 2 ja siis tuleb uuesti 36. Ehk siis seekord me peaksime sihukest asja tegema. Et 100-ga, mitte ainult 10-ga. Nii. Ehk siis meil on vaja teada, mis on 100 A-d. 100 A-d võrdub 100 A-d, kui me korrutame 100-ga, siis läheb 2 võrra siia poole. See on siis 36,36. See on perioodis siis. Ja kui me lahutame nad oma vahel, siis mul jääb 99 A-d võrdub 36, kuna nad taanduvad ära. Ja siis ma jagan 99-ga, jääb mul alles A võrdub 36 99-ndikku. Ja saime teada, mis esimene arv on kümnendmurruna, ehk see on 36 99-ndikku. Liigume edasi teise arvu juurde. Ehk siis nüüd on meil 0,7 ja nüüd on 14 perioodis. 14 perioodis. Ja kui sa nüüd jälgid, et siin oli meil 2 arvu oli perioodis, siin on ka 2 arvu perioodis, siin pidime 100-ga, siin me peame ka 100-ga. Ja siis kui ainult 1 arv perioodis on, näiteks oleks 4, 4, 4, 4, 4, siis me peaksime ainult 10-ga korrutama, siis me saaksime võrdse koha. Aga praegu meil on 14, 2 arvu perioodis. Tegelikult 2 arvu perioodis on, siis tuleb 100-ga korrutada, et saada lahutatav, perioodi osa lahutatav lahutustehe. Nii, ma võtan teise, võtan mingi B näiteks võrdub. Nii, mis on 100 B-d? Mis saad B-d? Nii, see oleks siis 2 korda läheb siia poole, ehk siis see oleks 71,41 ja see oleks 4 oleks perioodis. Nii, ja kui me need lahutame, siis see oleks 99 B-d võrdub täisosad lahutame kõigepealt. See on 0 täisosa, see on 1, ehk siis tuleb 71, ja nüüd lahutame murdosad. Sajandike kohast allapoole meil ei tule midagi, ehk siis me peame lahutama ainult 4 miinus 7 ehk siis pluss 0,4 miinus 0,7 ja
siis mul pean 7/1 ühe ära võtma, sellepärast et siin tuleb miinus 0,3 ehk siis see oleks 99 b-d võrdub 70,7. nii. ja selleks, et nüüd see asi oleks 10 murule, siis me peaksime ta korrutama, no jagama vähemalt 99-ga, aga me peaks korrutama ka selle poole siin 10-ga, et saada komast lahti. Ehk siis ma kõigepealt korrutan 10-ga. Siis see oleks meil 990 b-d võrdub 70 ja 7-ga, ehk siis 707. ja nüüd meil muud ei ole teha, kui me saame teada, palju b on, mitte 990 b-d. 990-ga saada teada, mis on b, ja see võrdub 707, 9 ja 9/10. ja me oleme saanud kätte, mis on teine vastus. ja mis siis edasi, võtame selle kolmandaga ette. nüüd ma loodan, et sa siiamaani oled need asjad, oled korda saanud selle asja käppa. Ma kutsun sind jälle üles, et proovi see nüüd ära lahendada. Ja vaata, mis tulemuseks saad. Ja ma siis alustan sellega. Võtame näiteks, võtame E. E võrdub. See võrdub siis 3,257. Ja kuna see periood on, siis see sisuliselt tähendab, on ju, et on 3,257 2 5 7 2 ja nii edasi, ehk siis on 2 5 7 2 5 7 2 5 7. Nii. Ja seekord ma ütlen, et saada, et nad oleksid kohakuti, need perioodilised osad, siis seekord meil ei piisa ainult 100-st. Me peame teilt 1000 võtma, sellepärast et korduvaid, perioodiliselt korduvaid arve on 3 numbreid, 1, 2, 3 tükki, 3 numbrit. Eks me peame võtma 1000 teed võrdub, see on siis 3, 2, 5, 7, 2, 5, 7, see on perioodis. Nii, ja kui me need lahutame, siis on 999 e-d võrdub täisosad, lahutame siit 3, 2, 5, 7 miinus 3 on 4 ja perioodi osad taanduvad ära. Nii. Ja mis meil üle jääb, me peame selle jagama 999-ga, et teada saada, mis E on. Tähendab, et E võrdub 3, 2, 5, 4 jagatud. Ja kirjutame seekord segaarvuna ta üles, et see segaarv ütleb tõenäoliselt meile rohkem midagi. Ehk siis ma teen jagamistehte 3, 2, 5, 4. Nüüd on vaja see jagada 9, 9. Nii, ma tean, et 3000-sse läheb 9, 9, 9, see on peaaegu 1000, ehk siis 3 korda. Ehk siis siin meil alles jääb 2000, ehk siis 3000 miinus 3, 2997. Kui nüüd lahutame, see on 14, see on, vahetan värvi ka, siis see on 14, see alles 4, 9 on ikka suurem, siis 2 teeb alles 1 ja see on 14 ja 9 on ikka suurem kui 1, ehk siis siia jääb 2 ja 1 asemel tuleb 11. Nii, nüüd me oleme valmis, kõik ülemised arvud on suuremad kui alumised. See on siis 7, 5, 0, 2. Ehk siis, kui me nüüd selle uuesti välja kirjutame, siis see oleks 3, 7, 5, 2, 5, 7,
99. Ehk siis sa näed, et see 3, mis siin on kontrolliks, et sa näed, et siin alguses meil oli ka 3. See alumne arvus 3-ga, 3 oli mingi perioodi osa. Ehk siis see näitab meile kohe välja, et me tõenäoliselt ei eksinud siin. Aga selleks korraks kõik, mine tee harjutusi, tee siis lõpmatu perioodilise 10 murde harjulikuks murduseks ja varsti sa oled proff. Ole tubli!